Veel üsna hiljuti märgistati siis lemmikloomi taoliste tangidega. Päris keskaegne retsvärk, valus ja pärast ei olnud need tatuveeringud ka loetavad. Aga õnneks on elu edasi läinud ja tänapäeval paigaldatakse loomadele kiipe. Kiip on riisitera suurune tehnikavidin, mis sisaldab kindlat numbrit ja see paigaldatakse lemmikloomale naha alla. Kiipimise kahjulikkusega seoses liigub rahva seas ringi aga palju müüte. Peljatakse veel, et äkki on nüüd inimese terve elu on seal. Mikrokiibi sees on miski kaamera, mis nüüd ühesõnaga jälgib kogu tema tegemisi, GPS-seade. Paranoia ju. No paraku see ei olegi nii väga paranoia, seda on ka korduvalt küsitud. Äkki ta kuidagi paneb loomal pea ringi käima, et see on mingid elektromagnetlained, tekitavad loomas mingisugust häiritud seisundit, olekut, ajavad ta hulluks. Kuigi tõepoolest ka kiibi sees peale elektroonilise andmekandja, kus on tootja poolt see numbrikombinatsioon, mis on ainulaadne, midagi muud seal ei ole. Veel räägib rahvasuu, et need kiibid pidavad loomases rändama hakkama. Ja, see müüt on ja levinud, et kiip pandi, valdavalt pannaksegi vasakule poole kaelanaha alla. No teinekord oleneb kummalt poolt siis paigaldaja on vaadanud seda looma, et tuleb otsida ka paremalt poolt, kui vasakul pool ei ole ja siis on ta leitav. Aga ütleme, see nihkumine on nüüd tõesti mõne sentimeetri ulatuses, aga seda nüüd, et ta on pandud kaelapiirkonda ja me leiame ta saba otsast, no see on jälle müüt. Nii et lora puha. Kiibid ei rända looma sees, midagi nad ei kiirga ja ka jälitustegevuseks kasulikku informatsiooni ei jaga. Veel pelgavad inimesed, et kiip võib tekitada vähki. Minu kogemus küll ei näita seda, et mõnel patsiendil oleks tekkinud sinna vähk või isegi mingisugune punakas. Rohkem oma probleeme vaktsineerimisjärgselt, et sinna jääb mingisugune omaniku häiriv punakas, aga kiibi koha pealt küll mitte. Kiipimine kiipimiseks, aga loom tuleb kanda ka registrisse. Minu kass on registreeritud, aga millises registris? Mu kass on, seda pole õrna aimugi, sellepärast, et raha ma maksin, kuskil ta kanti, aga uurime järgi, vaatame, kuidas asi töötab, kas me leiame ta üles. Täpselt olemas. No nii, vaatame ka nüüd, millisest registrist teda otsida, sellepärast, et mul tõesti pole õrna aimugi, kus ta kirja on pandud ja kas sellest kiibist on ka kasu. Meil läks nüüd Evelinaga küll hästi, meie leidsime ennast kohe esimesest registrist, aga tegelikult on Eestis nende registritega üks päris paras jama lahti. Kõige suurem probleem on registrite killustatus. 3 suuremat registrit ja siis on terve hunnik omavalitsustes vihikuregistreid, kus siis iga omavalitsus peab oma raamatut ja näitena võibki tuua selle, et kui näiteks minu koer, kui ma elan Harjumaal, läheb kaduma näiteks Saaremaal, siis Saaremaa vihikuregistrist ei leia kuidagi seda koera üles. Probleemile oleks tegelikult aga lahendus täitsa olemas. Eestimaa Loomakaitseliit on teinud korduvalt ettepanekud Põllumajandusministeeriumile, et loodaks ühtne register, millega kõik omavalitsused liituksid ja kuhu kõik siis lemmikloomad kantakse. Koos üleriigilise registriga peaks kaasnema ka kiipimiskohustus. Pahatihti on aga loomaomanikud ise oma hädades süüdi, kui kaotse läinud lemmikud kuidagi üles ei leia. Suurim viga, mida inimesed oma lemmikute kiipimisel teevad, ongi see, et nad lasevad selle kiibi ära panna, aga nad ei kanna looma registrisse. Et siis on see kiibi panemine täiesti mõttetu. Teine mure ongi see, et kui kontaktandmed muutuvad, siis nad ei värskenda neid andmeid registris, et kindlasti tuleks see toiming ka ära teha. Paljud omavalitsused on taibanud kiibi kasulikkust ja nõuavad, et nende territooriumil elavatele koertele oleks paigaldatud mikrokiip. See on ka loogiline, sest nii hoitakse kokku varjupaiga kulusid ja lisaks saaks ka mõne pahandust teinud penni peremehelt nõuda kahjude hüvitamist. Tallinna linn on läinud aga veelgi kaugemale ja nõuab alates järgmisest aastast ka kõikide kasside kiibistamist.